Tere! Ja kõigepealt ma räägin paari sõnaga sellest, mis see Liina mainitud mentorprogramm on ja kes mina olen. Taustast nii palju, et ma olen üks esimesi Eesti ametlikult võrguga ühendatud päikeseelektrijaama omanikke. See elektrijaam on minu maja katusel, võimsust on tal 9 kilovatti ja töötanud on ta nüüd tänaseks natuke üle 3 aasta, et augusti alguses sai 3 aastat täis. Ja tootnud on ta selle 3 aasta jooksul siis 33 000 kilovatt-tundi elektrit. Ja mind ei huvita need, kuidas need paneelid ehitatud on, mind ei huvita see tehniline pool niivõrd, kuigi ma saan sellest aru kõigest, aga mind huvitab just see rahaline pool, et kuidas see rahaline pool tuleb kokku nendel, kes need investeeringud teevad, sest see investeering on lõppkokkuvõttes päris suur. Ja tänu sellele oma huvile ma olengi siis üks Eesti Arengufondi energiaühistute mentorprogrammi mentoritest ja ühtlasi seltskonnaga üritame käima saada Eesti Päikeseenergia Assotsiatsiooni. Ja räägin natuke siis üldse hajatootmisest, energiaühistutest, natuke energia säästmisest, päikesest, tuulest ja ka oma tarbimise juhtimisest. Aga miks me sellest kõigest üldse räägime? Ma näitan teile nüüd alguses hunniku slaide statistikat, et see ei ole mingisugune välja mõeldud jutt, need kõik on, nagu näete, on Eurostatist võetud. Ja esimeseks selline positiivne algus, et kõikidel nendel slaididel, kus on statistika, te Eesti leiate kas kõige ülevalt või kõige alt, et seal vahevariante ei ole. Ehk energiasõltumatus, et Euroopas vaadatakse seda, et kui palju üks riik suudab oma energiast ise koha peal saada, et energiasõltumatuses Eesti on koos Taaniga kõige energiasõltumatumad riigid, ehk siis sisuliselt Eesti suudab kogu sisemaiseks tarbimiseks vajaleva energia koha peal toota. See on iseenesest tore, aga sellel mündil on teine külg. Siin on põlevkivi kaevandamine inimese kohta. Põlevkivi võrdsustatakse Euroopas ligniidiga ehk pruunsöega ja neid riike, kus sellist põlevkivilaadset tollust kaevandatakse, ei ole Euroopas palju. Ja siin, nagu ma ütlesin, et Eesti on kas kõige üleval või kõige all, et meie kaevandame inimese kohta Euroopas kõige rohkem põlevkivi ehk siis või siis pruunsütt. Ja see on siis nagu järgmisest Kreekast 2 korda rohkem. Mida see tähendab? See tähendab, et me saastame, kohutavalt saastame. Et ohtlike jäätmete tekitamises Eesti on see kõige vasakpoolsem, kõige kõrgem tulp. Et me tekitame Euroopas kaugelt kõige rohkem ohtlikke jäätmeid ühe elaniku kohta. Ja 90% nendest ohtlikest jäätmetest tuleb põlevkivisektorist. Ükskõik, kas see on siis õlitööstus või elektritööstus. Siis lisaks sellele põlevkivist energia tootmine on väga vähe efektiivne. See protsessi efektiivsus on seal kuskil 20-30% juures. Tänu sellele on Eesti energia, ütleme Eesti majandus on väga energiamahukas. Sisuliselt see tähendab seda, et iga euro SKP tootmiseks me kulutame Euroopas koos Bulgaariaga kõige rohkem energiat. Me kulutame 4 korda rohkem energiat iga euro SKP tootmiseks kui Euroopa Liidus keskmiselt 4 korda. Samuti, tänu sellele samale põlevkivienergiale me oleme elaniku kohta ühed suuremad kasvuhoonegaaside tekitajad Euroopas. Edasi,
peenosakesed täpselt samamoodi Narva korstendest. Peenosakesed on siis need, mida me kõik sisse hingame, mida me ei näe, aga me sisse hingame ja mis on kantserogeensed ja tekitavad muid terviseprobleeme. Et peenosakeste emiteerimises me oleme samuti Euroopas esirinnas. Samas on ka positiivseid arenguid, et tegelikult Eesti on juba täitnud Euroopa Liidu ees võetud taastuvenergia tootmise eesmärgid. Ehk siis 2020 eesmärgid toota 15% sisemaisest kogu energia tarbimisest taastuvatest allikatest. See on Eestil juba täidetud ja see on ka üks põhjus, miks valitsus ei taha nagu väga enam midagi energiasektoris teha, sest eesmärk on täidetud, et me oleme nagu puhtad poisid. Vaatamata sellele, et me oleme ikkagi Euroopa kõige suuremad saastajad. Ja täna, ütleme siin energia sisemaisest tarbimisest võetakse kõik nii elektrisektor, küttesektor kui siis transport. Ma läksin vist valele poole. Ja see, iga see sektor annab umbes 1/3 ja kõige suurem nagu panustaja sellele eesmärgi täitmisel on tõepoolest puit ehk biomass. Lisaks on olemas siis Euroopa direktiivid, niinimetatud taastuvenergia direktiiv 2009. aastast, mis siis ütleb, et üleminek taastuvenergia kasutamisele tähendab väga sageli just nimelt eelkõige väikeste ettevõtete panust ja väikeste ettevõtete osalemist energiasüsteemis. Ja see on üheks arengumootoriks, nii-öelda üks kohapealse lokaalse arengumootoriks. Ja eelised on siis kohalike allikate kasutamine, suurem kohalik energia varustuskindlus, lühemad transpordivahemaad, vähenenud energiaülekandekaod. Ja täna me räägime sellisest, üldjuhul me teame energiasüsteemi sellisena, et see on tsentraliseeritud, on ühes otsas on suured elektrijaamad, need on need punaste korstendega, need on tänased, ütleme, Narva ja Balti elektrijaamad, siis on kõrgepingeliinid, see on see transmission network, siis on jaotusvõrk ja siis on tarbijad, on need siis majapidamised või on need siis mingisugused muud tehased või asjad. Aga tulevikus me kindlasti näeme juba sellist pilti, et nii tootjaid, et tarbijad võivad olla samal ajal tootjad, nagu minu majapidamine, et mingil ajal ma toodan, mingil ajal ma tarbin. Ja see eeldab investeeringuid võrgu juhtimisse. Nüüd mikrotootmine, ehk siis see on see, mida igaüks meist oma maja katusel või õue peal teha saab. See ongi väikesemahuline kütte, jahutuse ja elektrienergia tootmine üksikisikute ja väikeettevõtete poolt. Ehk siis vaadatakse samamoodi, et see ei ole mitte ainult elekter, ma ei räägi mitte ainult elektrist, vaid ka kindlasti ka küttest. Ja allikateks võivad olla siis kõik looduslikud allikad, ehk siis hüdroenergia, sellega meil Eestis väga hästi ei ole, et meil suuri jõgesid väga ei ole, kuigi Eestis on täna näiteks 40 tegutsevat hüdroelektrijaama muide. Geotermiline energia, sellega meil ka väga hästi ei ole, selleks, et maa seest oluliselt sooja saada, tuleb väga sügavale puurida. Mis aga meil on päike, meil on tuul ja biomass. Ja päikese eelis on see, et ta on väga hästi prognoositav, me täpselt teame, millal ta tõuseb, me täpselt teame, millal ta loojub ja päikeseenergia on väga lihtsalt rakendatav. Siis mikrokoostootmisjaamad, mis kasutavad biomassi, see tehnoloogia on ka juba piisavalt arenenud, et saab rääkida soojuse ja elektri koostootmisest, biomassist, aga siin on alati võtmeks on see, et koostootmisel eelkõige eraldub soojus, et alati peab olema sellele soojusele tarve, ehk siis soojus on see võti.
Ja kolmandaks siis tuul, aga tuule häda on see, et ta on prognoosimatu ja ta on täiesti selline, ta on kõige keerulisem on tuulest midagi nagu toota. Et eriti just väikses mahus. Et väikses mahus me saame rääkida ikkagi peamiselt päikesest ja väiksemahulisest koostootmisest. Nüüd energiaühistud. Et teiesugused kogukonnad on juba oma olemuselt ühistud. Selles mõttes, et te olete harjunud asju ühiselt tegema ja teil ei ole väga palju ilmselt vaja rääkida ühistu mõttest kui äritegemise kohast. Aga energiaühistu on siis kas asukoha põhiselt või muude ühiste huvidega seotud isikute koostegemise vorm, mille peamine eesmärk on kohaliku probleemi lahendamine. Ehk siis ühistu tegemise mõte on mingi probleemi lahendamine, mitte äri tegemine. Ja mõte on siis selles, et lahendatakse koos probleemi, et energiaühistul siis see, et saada odavamalt või suurema varustuskindlusega kas soojusenergiat, elektrienergiat. Sellega võib kaasneda äri osaliselt, aga kõik need projektid on piisavalt nii suured, et seda üksinda ei ole mõtet teha, et seda on mõtet teha ühiselt. Ja teile ühistu põhimõtet äriliselt ei ole ilmselt mõtet selgitada, seda on üldjuhul mul vaja teha teistes seltskondades, aga ühistu mõte siis on see, et see on demokraatlik struktuur, demokraatlik äriettevõte, et iga liige on üks hääl, kui osaühingus või aktsiaseltsis on mõjuvõim nii-öelda, on kapitalipõhine, et mida rohkem sa oled ettevõttesse kapitali pannud, seda suurem on sul sõnaõigus seal ettevõttes. Aga ühistus on siis see, et on see liikmelisuspõhine, iga liige, üks hääl. Ta on avatud, ta võib olla piiratud mingi piirkonnaga, näiteks omavalitsusega, külaga, millega iganes, aga sisuliselt kõik, kes nagu kriteeriumitele vastavad, peaksid saama selle ühistuga siis liituda. Liikmete panus on kokkuleppeline. Ja näiteks Saksamaalt, kus on tänaseks energiaühistute liikumine on nagu kõige kaugemale jõudnud, panused algavadki kuskil 10 eurost. See on siis nii-öelda see sissemaks, aga investeeringud tehakse siis juba võõrkapitaliga ehk siis laenukapitaliga. Kõik otsused on läbipaistvad, et need on tehtud ühiselt koosolekul ja fookus siis, nagu ma olen korduvalt rõhutanud, on probleemi lahendamisele. Ja nüüd ma olen teinud väikse sellise multifilmi, mis on üks küla. Siin on majad, osadel on võib-olla päiksepaneelid katusel, osadel on mingisugused veel mingid süsteemid ja seltskond, kogukond otsustab nagu kokku tulla, et okei, et me midagi oleme juba oma energiaprobleemide lahendamiseks teinud, aga teeme nüüd veel midagi, lähme edasi, et me oleme siin mere ääres, et paneme ühiselt ühe suurema tuuliku püsti, et saame me kõik oma terve küla elektriprobleemi lahendatud, veame ilusti kaablid iga majapidamise juurde ja saame sealt tuulikust oma elektrit. Nüüd me jõuame Eesti seaduste juurde, et iga see sinine juhe sealt tuulikust tuleb ühe majapidamise juurde ja ta ületab kinnistu piire, ehk siis need kollased jooned siin on kinnistu piirid. Ja Eesti seadused ei luba sellist asja teha, et sisuliselt kui sul on võrk olemas, sa ei tohi paralleelset võrku endale ehitada. Et iga see sinine juhe on Eesti seaduse mõttes otseliin, mis tohib ületada ainult ühe kinnistu piiri, ehk siis ta tohib sealt tuuliku juurest tulla, siia tohib tulla, see on kõik, rohkem ta ei tohi tulla. Ja iga see juhe maksab riigilõivuna 1200 eurot aastas. Ehk sisuliselt, kui me räägime mingisugusest sellisest lahendusest, mis toidaks ära terve küla, siis iga see sinine joon maksab sisuliselt 1200 eurot, mis on täiesti absurdne ja mis
kaotab ära igasuguse mõtte, et noh, me saame seal midagi teha, aga sisuliselt sellel ei ole nagu tänastes seaduse kontekstis ei ole mingit võimalust. Ja kõige grotesksem on tegelikult ühe sõna puudumine elektrituruseadusest, et kui äriseadustikus on võrdsed äriühingute tüübid on osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, täisühing, neid äriühingu tüüpe on palju, siis võtame elektrituruseaduse, siis elektritootja elektrituruseaduse mõistes tohib olla ainult kas osaühingu aktsiaselts. Et tulundusühistu elektrit toota Eesti Vabariigis ei tohi. Et mis on täiesti absurdne. Et me oleme teinud ettepanekut MKM-ile korduvalt, et lisage vähemalt see üks sõna, et tulundusühistu saaks elektrit toota. Ja noh, see on nagu siiamaani on see 4 aastat kestnud ja puudub igasugune tahe tegelikult. Miks see piiramine siis? See on täpselt sellepärast, et noh, jah, MKM ütleb samamoodi, et aga tulundusühistu võib teha siis ju osaühingu ja siis osaühing hakkab. Aga miks sa pead pidama 2 raamatupidamist? Sa pead tulundusühistu raamatupidamist, sa pead osaühingu raamatupidamist. Kui tulundusühistu tohib kasvatada loomi, tohib teha piima, tohib teha juustu, miks ta ei tohiks teha elektrit? Miks see elekter on nagu teistmoodi toode kui iga teine toode, eks? Ja mis nende vabandus on siis? Ei olegi vabandust, nad lihtsalt ignoreerivad seda, et noh, nemad ei näe seal probleemi, et nende jaoks on see, et noh, tehke OÜ, et miks te OÜ-d ei tee, et mis probleem teil on, et noh, kõik ju teevad OÜ. Sama asi on kindlustus ka, et ühistuid on ka kindlustus. Jah, ja sama asi oli ka apteekides, et apteegipidaja ei tohtinud ka olla tulundusühistu, aga see on nüüd apteegiseaduses minu teada muudetud, et noh, see muutmine on nagu väga keeruline ja eks see on täpselt see riigi motivatsioon, et kui kaugele nad seda rohujuure algatust noh, julgevad lasta endal, et kui kõva on see lobi nagu äripoole pealt ja energiasektor Eesti Vabariigis on 100% riigi omanduses sisuliselt. Ehk siis me kõik läheme nagu nii-öelda riigi maksubaasi kallale, kes me hakkame elektrit koha peal tegema või soojust. Aga nüüd ma räägiks natuke Saksamaast, et Saksamaa energiivendest. Et Saksamaa on selles mõttes hea näide, et nemad on otsustanud taastuvelektrile või taastuvenergiale üle minna võib-olla Euroopa riikidest kõige radikaalsemalt ja kõige varem ja nad on kõige kaugemale jõudnud. Ja siin sellel graafikul on Saksamaa tootmisvõimsused ja nendest peaaegu pool, mis see on siis? 46% toodetakse siis kas eraisikute või farmerite poolt, ehk siis ainult 5% on suurte energiakompaniide poolt toodetud. Ja tootmisvõimsused siis energiakandja järgi jagunevad niimoodi, et Saksamaal tegelikult täna juba kõige suurem tootmisvõimsus on päikeseelektrijaamadel. Nad ei tooda küll kõige rohkem elektrit, aga tootmisvõimsuse mõttes on päikeseelektrijaamad Saksamaal kõige suurema tootmisvõimsusega. Järgneb tuul, siis järgnevad fossiilid ja lõpuks on biomass ja hüdroenergia. Ja kohalike alati räägitakse tuulikuparkide puhul eriti kohalike vastuseisust, et näete, et tulevad siia mingid tuulikuärimehed, tahavad meie õue peale tuulikud püsti panna. Ja teid on siin ka juba piisavalt palju, et ma teeksin nüüd ühe sellise eksperimendi, et oletame, et te kõik elate siin Mõisamaal ja tuleb näiteks Nelja Energia ja tahab siit teie maa kuskile tagumisse nurka panna või ütleme teie piiri tahad panna püsti ühe tuuliku. Kui paljud teist, te olete kõik enam-vähem sellise ökoloogilise ja jätkusuutliku mõtteviisiga, kui paljud teist oleksid nõus, et Nelja Energia paneb siit ütleme poole kilomeetri kaugusel ühe suure tuuliku püsti, käsi püsti. Kui paljud oleks nõus sellega? 1, 2. Okei, aga pigem nagu siuke
ei, ma ei tea, mis kogukond võiks seda ise teha. Okei, ja väga hea. Aga see ongi nüüd, Saksamaal tehti küsitlus, uuring. Et esitati umbes analoogiline küsimus. Ja nüüd see ülemine tulp siin. Et kohalikku kogukonda ei kaasatud, neile ei pakutud osalust, neile ei pakutud mitte midagi. Oligi täpselt see küsimus, et teil on seal plats, me tahame siin tuulikut püsti panna, et teeme ära. Siis see tumepunane osa on väga negatiivne, väga vastu. Punane on negatiivne, ehk siis me oleme juba üle poole, 50% on siin umbes, eks. Me oleme üle poole, hall on neutraalne. Hall on see, et suhteliselt ükskõik. Ja siis ainult mingisugune, ütleme, 40% on sellised, kes on positiivsed või väga positiivsed. Et tegemist on ikkagi nagu rohelise energiaga, et las teevad. Pilt muutus, kui kohalikule kogukonnale pakkuda kas osalust, kohalikku kaasatust või siis üldse see kohalik kogukond teeb selle. Et siis on nagu negatiivsed, mis me saame siit, ütleme siuke 10-15% on nagu negatiivsed. Umbes kolmandikul on ikka ükskõik, et neid ei huvita. Aga ligi pool on siis kas positiivselt või väga positiivselt meelestatud. Et selles mõttes see kohaliku kogukonna kaasatus sellistesse projektidesse ongi nagu võti, et kas kogukond teeb seda ise või siis ta osaleb selles, et kui neil puudub nagu tehniline teadmine, et siis nad osalevad selles. Ja nüüd, kui palju siis on neid energiaühistuid? Saksamaa on muidugi suur. Saksamaa on meil, palju neid miljoneid oli seal, 80 miljonit umbes. Aga Saksamaal algas see ühistute moodustamine umbes 10 aastat tagasi. Et 2006. aastal oli kõigest 8 ühistut ja nüüd tänaseks on neid üle 1000 juba. Ja kes seal ühistutes on? Valdavalt eraisikud, valdavalt üksikisikud. 92% on ühistuliikmed, on eraisikud. Üksikud ettevõtted on ühistuliikmed, tavaliselt need on mingit pidi huvitatud osapool, kas nad on tehnoloogiapakkujad, finantsinvestorid, mis iganes. Ja siis on mingi hulk on maaomanikke, kelle maade peal, näiteks ütleme, kui me räägime tuulikupargist, et tuulikud tuleb panna kellegi maa peale. Et siis on see maaomanikud ja kirikud. Saksamaal on näiteks väga oluline roll ühistute moodustamisel kirikul. Ja näiteks minul oli eile Kõpus Viljandimaal kohtumine ka kohaliku kogukonnaga energiaühistu teemal ja seal Kõpus on ka kirik väga huvitatud osalemisest, et kirik leiab, et neile on see veel selline uus võimalus nagu kogukonnaga sidusust tekitada, et seal kipub nagu igal pool kirikul kipub see sidusus kogukonnaga nagu ära kaduma, aga nüüd õpetaja saab aru, et sellega ta saab uuesti sidususe selle kogukonnaga tekitada. Ja kirik on nüüd, kui me räägime päikeseelektrijaamast, mis pidi ristiusukirikud on ilmakaarte suhtes? Ida-lään. Ja põhimõtteliselt kõigil kirikutel on suurepärane lõunapoolne katuse külg, õige kaldega. Ja näiteks Saksamaal on üle 2000 kiriku, mille katustel on juba täna PV-paneelid. Siis liikmelisus, et see on ka Eestis on alati, näiteks eile Kõpuski oli küsimus, et aga meil on nii väike, me oleme Eesti põhimõtteliselt üks kõige väiksemaid valdasid, meil ei ole inimesi, et kes selle ühistu nagu teevad. Et ühistu tegemiseks ei pea olema mingit tohutut massi inimest. Et Saksamaal on ka kõige väiksemad ühistud on 5 liikmega ainult. Keskmine oli algselt, esimestel aastatel oli siuke 40 liiget, tänaseks on ta tõusnud 200 liikmeni. Ja kõige suurem ühistu Saksamaal on siis ligi 7000 liiget. Ja need on siis tõesti sellised 10-15 eurose sissemaksega ühistud. Et need on suur hulk inimesi ja väike sissemakse. Ja tavaliselt nendel ühistutel on siis, see on siis kas mingisugune tuulepark kuskil asula taga või siis mingisugune päikeseelektrijaam. No eeldatavalt nad on ise siis sellest huvitatud ka tarbijad ka.
ja, aga seal Saksamaal on see võrgu, ütleme, see tarbimise struktuur on natuke teistmoodi, et noh, igal maal on võrguregulatsioon erinev, aga põhimõtteliselt jah, nad ikkagi, mõte on see, et nad toodavad ja tarbivad ise selle elektri ära, küll nagu läbi võrgu vahenduse, aga jah, nad ise tarbivad seda elektrit, et see on nagu nende enda tarbeks ikkagi, et see ei ole ärilisel eesmärgil, see on ikkagi oma probleemi lahendamine või siis see on kaugküttes näiteks katla vahetamine, et see on mingi linnaosa, kus on teada või väike linn, kus on teada, et katel tahab vahetamist, siis tehakse, terve linn sisuliselt on ühistu, korjatakse kõigilt linnaelanikelt see 10 või 15 eurot, eks, ja vahetatakse ühiselt see katel, keskkütte katel ära siis. Rahaline panus, umbes veerand on kuni 100 eurot. Et see on teine küsimus alati, et meil ei ole raha, et ühistut teha. Tegelikult ühistu tegemiseks ei pea olema üldse nagu väga palju raha. Ja kui me võtame siit sellise mediaani, siis meil tuleb enam-vähem, et panused on siuke 1000 kuni 3000 vahel, aga tegelikult saab väga palju teha ka alustada väikestest asjadest ja järjest suuremaks minna. Nüüd veel pildi peal, et mis on need energiaallikad, et Eesti puhul jah, siis päike, kas päikesest elekter, päikesest soojus või mõlemad, biomass, kas siis pelletid, hakke, biogaas, puugaas ja tuul. Ja nüüd ma räägin veel natuke Saksamaast. Sisuliselt on tegemist Saksamaa Setumaaga, see on kuskil täiesti serva peal, siuke väike kogukond Ida-Friisimaal. Seal ei ole Saksamaa mõistes väga palju elanikke, ainult 13 000 elanikku, suhteliselt väike ja selle kogukonna põhilised sissetulekuallikad on turism, kuna nad on mere ääres, ja energia. Et seal on enamasti tuuleenergia, samamoodi, et nad on mere ääres ja 159 tuulikust on 140 on kohaliku kogukonna omanduses. Ja ühistu algatati kohaliku Rahvapanga poolt, samamoodi ühistupanga poolt, Volksbanki poolt 2009. aastal. Ja siis mõte oli see, et paigaldatakse kohaliku omavalitsuse hoonetele, koolidele, lasteaedadele päikesepaneelid. Ja mida nad siis on teinud, on mingi üks põhikool, tuletõrjemaja, veel üks kool ja sisuliselt tänaseks on siis 5-6 aastaga on paigaldatud 500 kilovatti tootmisvõimsust. Ehk siis sellega on viidud nende koolide, lasteaedade, tuletõrje energiakulud minimaalseks, et nad suudavad suurema osa omale vajalikust energiast seal koha peal toota. Ja selle võrra jääb neil raha muude teenuste osutamiseks rohkem, kas õpetajatel palga maksmiseks rohkem, mis iganes. Ja siis on neil oma tuulepark, millest 25% on elanike omanduses, 25% kohaliku omavalitsuse omanduses, 35% on maaomanike omanduses, kelle maade peal need tuulikud on reaalselt. Ja siis ainult 15% on pank, aga see pank on ka ühistupank, nii et sisuliselt ka see on nagu rahva käes. Okei, nüüd ma räägin natuke, et mida tuleb teha enne, kui elektrit tootma hakata. Et tegelikult on mõte alustada energia säästmisest. Ehk siis siin on tsitaat, mis jah, et ma ei ole nagu Ansipi paljude väljaütlemistega nõus, aga see on üks väheseid, millega ma tõesti nagu 100% alati nõus olen, et kõige odavam elekter on kokkuhoitud elekter ja elektrit on sageli päris lihtne tegelikult kokku hoida. Et Rootsi tööstustes on tehtud energiaaudit, kus siis leiti need kohad, kust on kõige suurem potentsiaal energiat kokku hoida ja need on valgustus, väga õige. Seda ei olnud vaja. Valgustus, kütte ja ventilatsioon. Et
kodudes peamiselt see saab olla valgustus ja kütte, ventilatsiooni meil vanades majades väga ei ole isegi kasutusel. Aga igaüks saab vaadata valgustuses, kuidas kokku hoida. Et siin on mul tehtud üks hästi lihtne nagu võrdlus, kuidas nagu valgustuse peal ainuüksi lambipirnide vahetamine mõjub nagu rahaliselt. Et meil on tavaline hõõgpirn, säästupirn ja LED-pirn. Kõik annavad ühesuguse valguse. Sõõgpirni eluiga on umbes 1500 tundi, säästupirni eluiga on kuskil 10 000 tundi ja LED-pirnil kuni 50 000 tundi. Üks aasta on meil 8700 tundi ja tavaline lamp, statistiliselt tavaline lamp põleb aastas umbes 2000 tundi. Ehk siis kui me jagame need 1500, 10 000 ja 50 000 tundi 2000 tunni peale aastateks, me saame, et hõõgpirni me peaksime vähemalt umbes korra aastas vahetama. Siis säästupirni umbes iga 5 aasta tagant. Ja see sama LED-pirn, mis annab täpselt sama palju valgust, see kestab meil 15–20 aastat. Iseasi, kas meil see lamp kestab 15–20 aastat, kas me seal majas elame 15–20 aastat, aga põhimõtteliselt see lamp kestab 15–20 aastat teil. Annab täpselt sama valguse, mis 60-wattine hõõgpirn, LED-pirn annab 6-wattine. Ja kui me viime selle lambi vahetamise koos elektrikuluga nüüd rahasse, siis kulu valgusele täpselt sama valguse saamiseks hõõgpirniga on ligi 500 eurot, säästupirniga on umbes 100 eurot ja LED-pirniga on umbes 50 eurot. Te saate täpselt sama valguse 20 aasta jooksul. Kas te maksate selle eest 50 eurot või 500 eurot? Valik on teie. Aga valguse mõju on erinev inimese? Valguse mõju on erinev, nõus. Aga täna juba on kallimad LED-pirnid. Ütleme niimoodi, et siin ka see 10 eurot on tänases mõistes on juba väga kallis LED-pirn, mis annab valguse, mis on siis color reproduction index, valguse taasesitamise indeksi. 100 on päike ja hõõgpirn, ehk siis see on see, et me saame kõikidest värvidest täpselt nii aru, nagu ta on päikese valguses. See on 100. Ja täna enamusel LED-pirnidest on see juba üle 80 ja öeldakse, et või ütleme, inimese silmale 80 ja 100 vahel põhimõtteliselt väga vahet ei ole. Et kui see valguse edastamise indeks on seal 80-st ülesse poole, siis enam sisulist vahet ei ole. Nii, nüüd ma jõuan kiirelt, lähen päikese juurde. Ja paar fakti, et Eesti laiuskraadil langeb optimaalse kalde asimuudiga ihele ruutmeetrile kuskil 1100–1200 kilovatt-tundi energiat, päikeseenergiat. Ja 85% sellest langeb vahemikus aprillist oktoobrini. Ehk siis talvekuudel meil päikest ei ole, nagu te ehk olete märganud. Ja sama on päikeseelektrijaamadega, et talvekuudel päikeseelektrijaamad magavad talveund, et sealt ei ole isegi mõtet lund rookida. Ja 1 kilovatine päikeseelektrijaam annab aastas elektrit Eesti laiuskraadi siis kuskil 900–1000 kilovatt-tundi. Ja optimaalne on paigaldada teda maja lõunaküljele. Et kui maja on natuke nihkes lõunasuunast, siis see hakkab juba mõjutama tasuvust. Et need tasuvus, see on aastates nüüd tasuvusaeg, et kui ta on paigaldatud optimaalselt, siis tänaste turutingimuste juures kodumajapidamine saavutab tasuvuse kuskil 16. aastal. Ehk siis jaama eluiga on 30 aastat ja umbes 16. aastal on teil investeering kaetud. Kui te lähete juba paigaldate, selle ei pane enam täpselt lõunasse, vaid lähete kagusse, siis tuleb hopsti juurde meil 2,5 aastat. Ja kui see tuleb, et hoone on tõepoolest nagu põhja-lõuna suunaline ja mõtlete, et okei, et aga mul on itta ja läände on nagu viilud, et panen siis ida ja lääne suunda, siis läheb juba tasuvus 23 aasta peale peaaegu. Ehk siis tegelikult see tähendab sisuliselt juba investeeringule negatiivset tootlust.
et positiivse tootluse piir on kuskil siin. Et siin te saate investeeringule kuskil 4-5% tootluse, aga siin te olete juba kuskil 3-4% miinuses. Ehk siis tegelikult, jah. Kas tasuse juures on arvestatud inventorite ja akupargi asja ka? Akupark ei puutu asjasse, me räägime võrguga ühendatud süsteemist. Aga inverterid küll selles mõttes, et selle jaama nii-öelda tasuvus Excelis on arvestatud teatud summa iga aasta hoolduskuludest, millega saab siis inverteri mingil hetkel välja vahetada. Et tõenäoliselt tuleb üks kord jaama eluea jooksul, paneelide eluea jooksul vahetada välja inverter. Nii. Ja kõige optimaalsem kalle, millega horisondi suhtes, kuidas siis paneelid paigaldada, on vahemikus 35 ja 45 kraadi. Ehk siis tegelikult kõige optimaalsem on 38 kraadi vist. Aga 35-45 on okei. Ja meie arhitektuurist tulenevalt on see täiesti perfektne, sest enamuse Eesti viilkatusega majade katusekalle on seal vahemikus 35-45, et üksikud majad on, mille katusekalle on suurem. Siis kui on lamekatus, siis traditsiooniline lamekatuse nurk on kuskil 25 kraadi. Siin ei ole ka paha veel, et siin on 16 aastat, siin on ka alla 17 aastat, see on veel okei. Et 25 kraadi on ka veel täitsa okei. Aga edasi mõlemale poole läheb juba asi pahaks. Et sageli on mul küsitud näiteks üks suur kortermaja, et meil katuseruumi ei ole, meil on katusel seal igast ventilatsioonid, asjad, katusele paigaldada ei saa. Et aga me paneme 90 kraadi alla fassaadi peale. Et mis siis saab? Ilgelt halb mõte. Et tasuvus läheb kohe negatiivseks. Ja kuidas siis saab paigaldada, et need on kõik Eestis tehtud pildid, et siis viilkatus lamekatusele karkassi peale ja siin on veel nagu eraldi mul välja toodud see pilt just sellepärast, et siin on tehtud puidust karkass alla, et immutatud puidust, et ei ole kasutatud mitte kallist saksa alumiiniumit, vaid on tehtud kohalikust puidust. Saab paigaldada fassaadi peale ja siis kui ei ole nagu sobivat katust sobiva suunakaldega, et siis maapinnal samamoodi, et ei ole mingit probleemi maapinna paigaldusega. Ülesehituselt võrgustruktuurilt, et kõige lihtsam on siis siuke võrguga kogu aeg ühenduses olev süsteem. Ehk siis kui te toodate seal koha peal elektrit, te tarbite ära, mis te tarbite, mis jääb üle, selle müüte võrku. Kui jääb puudu, siis ostate võrgust. Ehk siis ta on pidevalt nagu võrguga ühenduses ja te ei märka mitte midagi muutust, kas te tarbite oma katuselt tulevalt elektrit või siis võrguelektrit. Siis äärmuslik on ilma võrguühenduseta süsteem, ehk siis täiesti off-grid, et teil on akud, te toodate, salvestate selle ülejäägi akudesse ja siis kui vaja puudu jääb, et siis võtate akudest. Selle häda on see, et talvel olete te siis pimedas, et siis on teil vaja mingisugust lisageneraatorit sinna. Et talvel te sealt elektrit ei saa. Järjest rohkem arenevad ka hübriidsüsteemid, kus on võrguühendusega süsteemil, on lisaks ka akupank. Ja miks te olete talvel pimeduses? Talvel te olete pimeduses sellepärast, et võtame nüüd selle ülemise graafiku, et see sinine joon näitab majapidamiste elektritarbimist. Tarbimine on suurim talvekuudel ja punane joon, need on kuud siin 1-12 jaanuar kuni detsember. Ja punane joon näitab ühe mõttelise päikeseelektrijaama toodangut Eestis. Ehk siis on näha, et kuskil november, detsember, jaanuar on talveuni ja siis ei toimu selle päikeseelektrijaamaga mitte midagi. Et võidakse küll väita, et midagi natukene ikka tuleb, tegelikult ei tule. Et tegelikult ei ole mõtet sealt tõepoolest isegi lund maha ajada. Et kui seal lumi on peal, las ta olla. Et see hommikune pudru sisaldas rohkem energiat, kui sealt tulemas on.
Ja teine probleem, võtan järgmise siit, on see, et me saame seda elektrit sealt päikesest iga päev, ütleme Eesti laiuskraadil siis vahemikus kuskil kella 8-st kella 5-ni. Ja nüüd on seal toodud taustal erinevate tarbimismustrite nagu tarbimisgraafikud. Ehk siis see kõige vasakpoolsem on traditsiooniline majapidamine. Et öösel ei tarbita, hommikul ärgatakse üles, tehakse kohvi, siis on enam-vähem selline madalseis ja tullakse tagasi. Siin tullakse koju, aga siin te näete, et päikeseelektrijaam just lõpetab tootmist. Ehk siis sisuliselt, kui perekond töötab kodust väljas, nad lähevad ära kodust siis, kui päikeseelektrijaam alustab tootmist ja tulevad tagasi siis, kui päikeseelektrijaam just on lõpetanud tootmise. Ehk ilma oma tarbimist juhtimata nad sisuliselt seda oma toodetud elektrit praktiliselt kasutada ei saa. Pagaritöökoda, et need on võetud Saksamaalt, meil pagaritöökodasid suurt ei ole, aga pagaritöökojale ka päikeseelektrijaam ei sobi. Et Beckerai on selleks ajaks juba lõpetanud, kui päike tõuseb, et need lähevad juba koju magama. Küll aga sobib töökodadele, büroodele ja samamoodi kauplustele, millel töötsükkel on siis hommikul, ütleme seal hommikul tehakse lahti kella 5-ni, et võt nemad on võimelised sisuliselt nagu 100% toodetavast elektrist koha peal ära tarbima. Majapidamisel on see väga keeruline. Ja ökonoomika siis sõltub sellest, et tasuvus on seda parem ja seda kiirem, mida rohkem te suudate koha peal seda oma toodetud elektrit ära tarbida ja selle võrra vähem võrgust osta. Ehk siis mitte lihtsalt ära tarbida, aga selle võrra ka võrgust vähem osta. See on see võti. Ja siis ongi vaja teha mingisugune energiaaudit omal majapidamises, et vaadata, et kust tolm tuleb ja kuhu raha kaob, et kuhu te energiat kulutate, et missugused on need kohad, mida te saate, missugune on see tarbimine, mida te saate nihutada oma siis nagu sellesse perioodi, kui jaam toodab. Ja sellega mitte siis nagu oma nii-öelda elumugavust väga muuta, et väga lihtne on näiteks, kui paljud teevad endal majapidamist sooja vett elektriboileriga. Okei, väga hea. Elektriboiler on kõige lihtsamini juhitav kodumasin üleüldse, mille juhtimist mitte keegi tähele isegi ei pane. Ehk siis vesi on väga suure inertsiga. Te soojendate selle päeval päikesega ülesse ja panete sinna vahele kella, et kui te õhtul koju tulete, lähete duši alla, et siis ei läheks ta mitte võrguvoolu peale, vaid seda vett jätkub teil tõenäoliselt järgmise hommikuni rahulikult. Ja boiler läheb käima uuesti siis, kui päike välja tuleb ja ta hakkab uuesti soojendab. Ja sellega näiteks meie majapidamises, mina tegin omal tarbimisauditi, 60% meie elektrikulust oli tarbevee soojendamine elektriboileritega. 60%. Ja see põhimõtteliselt on võimalik kõik rahulikult nihutada sinna päikeseaega. Nii, aga kuna meil hakkab aeg vist otsa saama, siis ma tuulest ei räägi, et kes tahab, võib mu pärast kinni püüda. Ma räägin paar sõna veel energiaühistute mentorprogrammist. Et see oli Eesti Arengufondi minu meelest üks väheseid mõistlikke algatusi üleüldse. Et koguti kokku üle Eesti 10 erinevat energiaühistu algatust seltskondadel, kellel on mõte midagi koha peal oma kogukonnaga teha. See väike jalajälg on üks neist, keda siis nõustavad 7 mentorit, tehnoloogia mentorid, finantsmentor, kogukonna kaasamise mentor, mida siin vist küll, ma ei tea, kas Peeter üldse on teie juures käinud teiega rääkimas? On. Ja siis juriidiline mentor. Ja siis me käime need algatused läbi, vaatame, hindame ära ressursi, missugust ressurssi on seal koha peal kasutada, kuhu kulutatakse energiat, palju seda energiat kulutatakse ja anname oma soovitused, et mida see seltskond peaks tegema, et oma energiakulud alla saada, et võimalikult suur osa enda tarbitavast energiast siis nii soojusest kui elektrist siis koha peal toota ja kuidas seda teha, et mis vormis seda teha. Ja
See mentorprogramm praeguse seisuga kahjuks ilmselt küll lõpeb selle aasta lõpuga nüüd ära. Me otsime võimalust seda jätkata, sest vajadus selle järgi on. Aga mis vormis see saab olema, seda täna veel ei oska kommenteerida. Aga igal juhul jääb järgi energiaühistute veebiportaal. Energiaühistud.ee töötab nii Y kui Ü-ga. Ja sealt võib leida siis infot erinevate ressursside kohta, nende 10 algatuse kohta, leiab finantskalkulaatori, mis annab teile esimese indikatsiooni, et kuidas see investeering nagu, kas sinna nii-öelda Exceli alla paremasse nurka tuleb punane number või roheline number. Ja siis sealt saab edasi juba hakata nii-öelda peenhäälestust tegema, et kuidas see number paremaks läheb, et kas punane roheliseks või roheline veel rohelisemaks. Et igal juhul tasub vaadata. Ja siis need tänased 10 algatust on nagu need kuked seal purde peal, et me loodame väga, et neid algatusi tuleb juurde ja juurde. Ja sellega ma lõpetan, ma jään veel natukeseks ajaks siia, kes tahab midagi küsida, ütleme tehnoloogia kohta spetsiifiliselt, mille iganes kohta, mis võiks puudutada kohapealset energia tootmist, väiksemahulist, ükskõik kas siis soojust või elektrit, ma olen siin. Aitan natuke mõelda ja võib-olla kommenteerin mingeid mõtteid. Ja minu poolt tänan. Küsimus, kas on kogemusi pööratavate paneelidega? On kogemusi pööratavate paneelidega. Selle vastan kohe ära, et investeering on suurem kui saadav lisakasu. Ehk siis arvuliselt on see umbes niimoodi, et investeering on umbes 25-30% suurem, saadav lisakasu on umbes 15% lisatoodangut. Niimoodi, ja lisaks on pööratavatel paneelidel on mehaanika, mis liigub, see kulub, hoolduskulud on suuremad. Kui on võimalus mitte liigutatavaid paneele paigaldada, minu soovitus on igal juhul mitte hakata jändama nende keeratavate paneelidega. Üks kiire küsimus veel. Äkki mingi kommentaar selle kohta, kuidas Hispaanias nüüd on tekitatud nii-öelda päikesemaks nendele, kes toodavad päikeseenergiat. Kas selline tulevik võib ka meid oodata, kui piisavalt läheb see laia tehnoloogia? Põhimõtteliselt jah, sellepärast, et meie võrgu, see puudutab nii Hispaanias kui ka meil puudutab tegelikult see võrgutariifi. Ehk siis Eesti elektrivõrk on 100% riigi omanduses ja see on üles ehitatud solidaarsuspõhimõttel. Ehk siis tegelikult, kui näiteks Tallinna linn ostaks ära oma Tallinna linna võrgu ja moodustaks oma elektrivõrgu, siis Tallinnas ülekandetariif võiks alaneda umbes 4 korda ja ülejäänud Eestis ta tõuseb 4 korda. Ehk siis Tallinna-Tartu tarbijad maksavad solidaarse tariifiga kinni üksikud metsatalud Setumaal, Valgamaal, Ruhnu saarel, kus iganes. Ja nüüd vastates sulle, et siis jah, mida rohkem inimesi muutub võrgust sõltumatuks, mida vähem me võrgust tarbime, seda suuremaks nii-öelda see solidaarsuskohustus läheb. Et võrk on vaja teha pidevalt investeeringuid ja see võib meid ähvardada, et kui piisav hulk tarbijaid hakkab ise tootma ja võrgust selle võrra vähem tarbima, tekib surve kas võrgutariifi tõsta, seda võib igatepidi teha, et kas see on eraldi maks, kas see on kõrgem tariif, et kuidagi tuleb see võrgu ülalpidamine kinni maksta. Alternatiiv sellele oleks väiksed lokaalsed võrgud, ütleme, kas need on siis linna piires, valla piires, küla piires ja siis makstakse ainult nagu selle võrgu osa eest, mis tuleb sinna sisse ja siis ütleme siin külas, kogukond vaatab juba ise, kuidas ta omal selle elektri sinna saab, et kas ta toodab selle koha peal, ostab ta selle Narvast või kust iganes siis. Lokaalsed võrgud oleks tegelikult üks suur osa lahendusest. Jah, mikrovõrgud ja lokaalsed võrgud oleks suur osa lahendusest. Mul on ikkagi selline küsimus ikkagi, mis puudutab kohalikku seda kogukonda, et kui kaugele te siin olete jõudnud selle
kohaliku lahendusega leidmisega, et noh, me ei rääkinud üldse tuuleenergiast ja koostootmisjaamast, et kas sul on nagu mõni kommentaar sellise noh, lokaalse olukorra kohta? Mina ei tea sellest midagi. Jah, et kui me räägime nüüd sellest väiksest jalajäljest, siis meie soovitus siin, kuna on piisavalt maad, asi on kõik ühe kinnistu peal, mis on nagu täiesti unikaalne, ideaalne situatsioon tegelikult energia tootmiseks, et nad saavad siin oma maa peal päikesepaneelidest näiteks elektrit toota ja jaotada seda oma tarbimispunktide vahel. Siin on need siis mingid mikrotöökojad, on need elamised, on need koolid, eks. Siin me pakkusimegi välja, et alustada umbes 30 kilovatisest päikesejaamast. Et tuulest on mõtet tegelikult rääkida ainult täiesti rannikualal. Et sisemaal tuul, noh, need ei käi kokku. Et üks lihtne näide väiketuulikust, kui paljud teist on sõitnud maanteed mööda Tallinnast Viljandisse ja siis peale Imavere risti keerata Viljandi poole ära, siis seal umbes poole maa peal Imaverest Viljandisse on vasakut kätt on üks talu, millel on tuulik. Olete näinud seda tuulikut seal? Kas keegi on seda kunagi näinud pöörlemas? Olen näinud pöörlemas. Okei. See on 1/10, kes on näinud seda pöörlemas. Jah. Aga jah, et tuule peale on mõtet mõelda tõesti ainult nagu rannikul ja siis ka teha tuule mõõtmine, et sisemaal no go. Okei, aitäh.